Suvisel ajal on väga ilus ja väga mõnus terrassi peal istuda, päikesepaistet nautida, kohvi juua, hommikusööki süüa ja nii edasi, nii edasi. Kui terrassi planeerite või terrassi ehitate, siis minu arvates oleks väga mõistlik terrass maapinnast lahti tõsta, et seal all saaks tuul vabalt uitada. Liiga maapinna lähedale ehitatud terrassidel on altpoolt tuleva niiskuse mõjul puidukahjustused väga lihtsalt tulema. Kui aga terrass on maapinnast kõrgemal kui 25 sentimeetrit, siis me vajame juba terrassile tõusuks treppi. Milline peaks üks trepp olema? On olemas spetsiaalne trepivalem, mis ütleb, et trepp peab olema arvutatud või õigemini seotud inimese sammu pikkusega. Inimese sammu pikkuseks normaalseks loetakse 63 sentimeetrit ja see tähendab, et 2 astme tõusu pluss 1 astme edenemine ehk laius peab olema kokku 60-63 sentimeetrit. On olemas ka spetsiaalne graafik selle kohta, millised trepitõusud ja edenemised peaksid olema ja selle peale on näidatud, et aia ja terrassitreppide tõus peaks olema 15-20 kraadi, kuid rõhutan siinjuures seda, et ikkagi tuleb säilitada see inimese sammu suhe, see tähendab 2 tõusu pluss 1 edenemine peab olema circa 630 millimeetrit. Kui te teete astme liiga laia, siis hakkab teil trepist üles minnes või alla tulles nii-öelda samm segamini minema. Ning millist materjali kasutada? Mul on hetkel see väikene näidistrepp siin tehtud nüüd sellise jämeda, tugeva põskpuuga, kuna välistrepp peab vastu pidama ikkagi ilmastikutingimustele ja üsna pikka aega ning astmelauaks ma kasutan tavalist terrassi planku. On soovitav kasutada ka terrassitrepil varvaslauda. Tähendab, paneme siia ühe niisuguse varvaslaua kinni ja siit juba saame astmelaua paigutada, jäetakse tavaliselt siia niisugune pisikene servakene ka, see teeb selle trepi kuidagi korrektsemaks ja ilusamaks. Ning materjalidest veel, päris kindlasti, kui treppi teete, siis kasutage selliseid kruve, mis on mõeldud välistingimustes kasutamiseks, seepärast, et nii-öelda üldkruvi või vist kõige hullem tavalise musta kipsikruvi kasutamise puhul on oht väga suur, et aasta-poole teise pärast kruvid on katki või läbi roostatanud ja keegi sopsab sealt trepist alla. Ning veel üks asi siin trepi ehitamise juures, kindluse mõttes, lisaks sellele, et tõmbate need astmed lauad siia kruvidega korralikult kinni, on väga mõttekas ka panna siia trepile sisse niisugused tõmmitsad. Need hoiavad trepi pooled koos ja ei ole ohtu, et ta hakkab laiali minema. No seda teha siis treppide puhul, mis on 4-5-6 aastat juba kõrged. Ning kust poolt siis kruvid sisse keerata? Kuigi üldiselt meil on tavaks, et terrassikruvid me keerame siit ülevalt sisse ja nii ta jääb. Ma olen arvamusel, et ülevalt keeratud kruvi puhul meil jääb ikkagi siia kruvipea juurde väikene auk sisse, siia hakkab jääma vett ja pikaajaline vee seismine võib tekitada kahjustusi isegi surmimatu puidus. Seepärast, kui on võimalik, pange kinnituskruvid siit väljast külje pealt või alt ülesse sisse. Loomulikult tööriistaks ja suurimaks tööriistaks siin juures on järkamissaag, millega saate teha siis korralikku ning täpset tööd.